See on otsingul mõtisklus. Täna ma küsin, et kas ma märkan seda, mida Jumal teeb. Vahel on elus perioode, mida on kuidagi raske nimetada. Midagi vana on justkui läbi saamas, aga uus ei ole veel päris alanud. Ja sa ei ole enam seal, kus olid, aga ei saa ka öelda, et oled juba kohal. Ja piiblis on üks lihtne pilt. Piibel räägib sellest, et uut veini ei kallata vanadesse anumatesse või lähtritesse. Sest kui seda teha, siis lihtsalt need vanad rebenevad ja vein voolab välja ja siis vein hävib ja lähtrid hävivad ja tegelikult see pilt ei räägi ju ainult veinist või anumatest, see tegelikult räägib muutusest. Ja võib-olla kõige raskemast osast muutuse juures, sellest ajast, kus vana ei kanna enam, aga uus ei ole veel nähtaval. See on selline ülekattuvusega aeg ja täna ma mõtlen tegelikult selle küsimuse peale, et kas ma märkan seda, mida Jumal teeb, kui on veel vana. On kummaline, kuidas muutus tavaliselt päriselt toimub. Me tahaksime, et see oleks nagu puhas lõige. Et ühel päeval on vana ja järgmisel päeval on uus. Aga päris elus see peaaegu kunagi nii ei käi. On aeg, kus mõlemad on korraga olemas. Vana süsteem, vanad harjumused, vanad rollid ja samal ajal midagi uut seespoolt juba närib. No see sama heebrea mõtlemises, see sõna lev, see süda, et see ei ole ainult ju lihtsalt nagu ei midagi füüsilist, see ei ole ainult tunne, see on sisemine keskus, kus sünnivad mõtted, otsused ja suunad. Ja just see muutus algab tegelikult sealt. Mitte olukorras, mitte väliselt, mitte kuskil kohas, vaid minu sees. Sa võid olla sama töökoha peal, samas rollis, samas linnas, aga sinu lev, sinu süda ei ole päris sama enam. Midagi on nihkunud. Jumal ütleb läbi ühe prohveti piiblis, et vaata, ma teen uut, kas sa ei märka. Kas te ei märka seda? See on kummaline küsimus, sest Jumal ei ütle, ma hakkan tegema uut, ta ütleb, ma teen juba. Aga inimene ei märka. Miks ta ei märka, sest vana on veel silme ees, vanad struktuurid, vanad rütmid, vanad ootused ja uus on alles kujunemas. Ta on seemne kujul. Ja vahel hakkab Jumal rajama uut teed ennem kui vana tee on päriselt kadunud. Ja see tähendab, et mingi aeg kõnnivad justkui kaks teed kõrvuti ja see tekitab pinget. Kui sa oled kunagi olnud selles ülemineku ajas, siis sa tead seda pinget. Ja nii vahel tekivad küsimused, kas ma olen õigel ajal õiges kohas, kas ma olen midagi maha maganud, kas ma hoian liiga kinni vanast või vastupidi, kas ma liigun liiga vara, kas see uus, mida ma aiman, on üldse päriselt Jumalast. No see pinge on päris ja vahel on see üsna vaikne, keegi teine ei märka seda. Sa teed ikka oma tööd, juhid, vastutad, oled kohal, aga sees on tunne, et midagi on nihkumas. Ma olen palju sabatist rääkinud. Et see ei ole puhkepäev, see ongi see, et peatumine ja hetk, kus inimene lõpetab oma töö, laseb Jumalal olla Jumal. See on sabat. Ja ülemineku ajad nõuavad just seda. Mitte rohkem kontrolli, vaid rohkem usaldust. Ja kui piibel räägib uutest lähtritest, siis ta ei räägi ainult välisest vormist, ta räägib ennekõike inimesest. See uus vein vajab ruumi, uut eluaset, uut anumat, midagi, mis suudab laieneda, midagi uut. Ja vahel on see koht, kus Jumal teeb
kõige sügavamat tööd. See koht, kus me tunneme kattuvust vana ja uue vahel. Mitte lihtsalt kohe uus olukord, vaid ja selles midagi kogeda, vaid endas, oma südames. Vana võib veel olla ümberringi, aga sees sünnivad juba uued lähtrid. Ja võib-olla see viib mind tagasi lihtsalt selle alguse küsimuse juurde, et kui Jumal ütleb, vaata, ma teen uut, kas ma märkan seda? Kas ma tunnen ära selle vaikse hääle oma südames? Kas ma oskan eristada hetke, kus vana lihtsalt lõpeb ja hetke, kus uus juba sünnib? Ja veel üks küsimus, kas ma usaldan Jumalat ka siis, kui vana ja uus on korraks olemas? Võib-olla oled sa praegu sellises ajas, vana ei ole päris kadunud, uus ei ole veel päris kohal, aga võib-olla Jumal juba teeb midagi. Ja küsimus ei ole ainult selles, mida ta teeb, vaid selles, kas me seda märkame.